Tere! Meie tänase saate külalised on Kadarik Tüür arhitektid ehk Ott Kadarik ja Mihkel Tüür. Sõle spordihoone ja Kadarik Tüür arhitektid, kuidas rahul olete? Mina olen väga rahul. Et ma olen siin 3 korda nädalas kasutajaks ja see on täpselt õige koha peal ja toimib väga hästi. Ja eks arhitekt näeb ikka alati ainult vigu, aga basseinis olles need nii väga ei torka jälle silma, et on täitsa mõnus ja ma selili ei uju nüüd. See oli siuke pikk protsess tegelikult, sest kunagi ammu oli võistlus, arhitektuurivõistlus ja siis sellest alates sai seda joonistatud mitu ringi peale ja iseenesest see projekt on kogu aeg natuke muutunud, natuke on see timmitud ja iseenesest tuleb öelda nagu telja kiituseks seda, et spordiamet sellises Rein Ilvese juhtimisel on tegelikult teljana ehitusteadlik, et nad saavad aru, mis materjalid on püsivad, millest saab sellise kauakestva ehitise teha. Et tänu sellele on meil õnnestunud see läbi viia ka nüüd selliselt, et see maja on sellisest püsivast materjalist tehtud. Kas spordirajatised pole teil mitte nüüd ainult see Sõle, vaid ennem seda Tondiraba jäähall, et mis teema teil spordiga on? Konkursi teema, et selles mõttes on lihtsalt täkkesse läinud. Selle jäähalli konkurss oli, ma mäletan, oli ka, vaatasime, lugesime neid tingimusi ja mõtlesime, et see on nii utopistlikult suur ruumiprogramm, et see on mingi valimistrikk ilmselt, et tehakse selline suur ruumiprogramm ja ilmselt nagu kütetakse kellegi ootused üles, aga et see pole reaalne küll, et keegi midagi sellist valmis ehitab, kui linnahall tühi seisab. Ja tingimustes oli ka kirjas, et seda tuleks nagu etapiviisi teha, et pool ja pool. Aga see ehitati 1 roopsuga valmis ja tegelikult see maja, kui täna sinna sisse minna, on kogu aeg täis. Et see on niimoodi, et riietusruumis ei ole võimalik kohta leida, sest kõik 16 riietusruumi on täis ja öeldakse, et laopindu, miks te nii vähe tegite ja miks te üldse nii vähe projekteerisite, et oleks pidanud suurem maja tegema. Et see on tegelikult müstika, et kuidas see on selle ruumiprogrammi suhtes sattunud täiesti õigesse täkkesse, et see töötab päris siukse võimsa veskina seal keset Lasnamäge. Konkursitest osavõtt, see iseenesest on ju täiesti loogiline. Kõik teevad ju nii, eks ole. Ma ei tea, kas teevad nii, aga põhimõtteliselt see on nagu siuke sõltuvushaigus vist või hasartmäng mõnes mõttes, et täna hommikul vist panime viimase postini, et praegu on päris hea olla. Nii, aga neid konkursi võite on ju tulnud ka päris normaalselt. Mõni on tulnud, aga palju on ka tulemata jäänud. Mis viimane võit oli? Viimane oluline oli Kalaranna võistlus, ma arvan. Selle puhul oli tore see, et tegelikult arhitekt sageli tegeleb sellise lihtsa probleemiga, et inimesed tahavad mingit tegevust köötud ruumis viljeleda ja siis tuleb selle jaoks konteiner ette näha, aga Kalarannas oli see temaatika tegelikult laiem on ju, et seal tegeleti linnaplaneerimisega ja sellega, et kuidas see linnamaastik üldse võiks olla mere ääres sidus ja kuidas Tallinn võiks olla seotud merega ja kuidas sinna lõpuks ometi võiks jupike promenaadi tekkida ja kuidas võiks tekkida selline suhe, et saab jalutada kuidagi mere ääres nii, et tuul ei puhu ja võib-olla saab isegi tuppa minna korraks sisse ja et kõik need teemad tegelikult ja lõpuks ka see, et mis mõõtkavas on majad, mis seda linna sisustavad, sest kui vaadata, mis nüüd valiti selle sadama üldplaneeringu konkursil välja, siis seal on see mõõtkava on, ma ütleks, korda 3 läinud sinna suuremapoolseks, et me oleme üritanud alati jääda sellisesse kammerlikku, inimlikku mõõtkava arhitektuuriga, et see on põhimõtteliselt ikkagi väga oluline, lihtne asi, et majal võiks olla mõõt, mis tuleneb inimesest ja sageli arhitektid unustavad selle ära. Et me oleme üritanud seda järjepidevalt
ellu viia selliselt ja ma arvan, et selle Kalaranna võistlustöös oli ka see, et tegelikult me tegelesime pooles või üle poole mahus tegelikult selle majade vahelise ruumiga, mis on need mitte majad ise, vaid see, mis jääb majade vahele ja selle töötasime põhjalikult läbi ja ma arvan, et see oligi see, mis seal žüriid lõpuks ära võlus. Te olete tegelikult suhteliselt ratsionaalsed oma arhitektuurses keeles. Ei oska öelda. Kui nüüd selle pika jutu kokkuvõtte teha, mis Mihkel äsja maha pidas, et siis see Tartu kaubamaja on mõnes mõttes seesama asi, et kuidas teha hästi suurt programmi, hästi suurt maja, aga selles mõttes ikkagi jääda sinna mõõtkavas õigesse kohta. Paratamatult kaasal tuleb suuri maju teha, millegi pärast see asi kipub sellisel kujul olema, aga et kuidas neid sellisel kujul teha, et nad ei jääks kuskile sinna äärelinna parkimismaastiku majadeks, vaid et nende ümber saaks jalutada ja et seal oleks see väike mõõtkav olemas, et see on niisugune paras pähkel, millega pusida. Praegu teeme ka ühte niisugust päris toredat büroomaja siin nagu Turu tänaval, et kui see nii valmis saab, nagu me võistluse siin suvel võitsime, et siis on see ka täitsa tore asi. Ja Viljandigi pole puutumata. Ja Viljandi laululava tegime. See oli tore projekt selles suhtes, et seal on see maastik on nii võimas iseenesest juba, et seal võib seda niisugust suhteliselt minimalistlikku vormi mingis taustsüsteemis viljeleda, et muidu on see, et kui tehakse Eesti sellise kasina maastiku peale veel ülikasin maja, siis tulemus ongi kasinast kasinam. Et kui vaadata, kui Portugalis arhitektid teevad tohutu keerulise looduse, siis ühe kandilise kasti, siis see mõjub kuidagi kontrasteeruvalt, aga see Viljandi lossimäed on enam-vähem selline Portugali maastik. Ja see Eesti-Portugal, et seal on see maastik juba nii võimas ja reljeefne ja vägev, et siis seal selline lihtne vorm tegelikult kontrasteerub selle maastikuga, et see, ma arvan, sobib sinna päris hästi. Nüüd me oleme vahetanud asukohta siin Sõle spordihoones ja lapsed saavad rahulikult palli mängida, meie jätkame oma juttu. Jah, et lisaks sellele Portugali maastikule on seal veel üks huvitav tehniline lugu ka juures, et me konkurssi tehes arutasime Linda Madalikuga seda, et see on ju akustiline ekraan tegelikult või selline pasun, et kuidas ta ikkagi töötaks sellisel viisil, sest et kaasajal kiputakse kõik maailma asjad ära lahendama juhtmete ja lülititega, aga siis me natuke seda geomeetriat ikkagi uurisime ja tudeerisime mõnda aega ja siis selgus, et tegelikult ikkagi parem oleks ilma juhtmeteta läbi ajada, et see töötab täitsa sihipäraselt. Teine siuke tore nüanss on see, et seal taga on üks siuke õhulaskmispilu, et kui suvel mehed laulavad seal, et siis meeskoori viimased mehed, kes seal kõige üleval kaare all tavaliselt on, et need ära ei sureks kuumusega ette, et siis sealt lõpeb soe õhk välja ja kui ei jaksa laulda, siis saab puhkama ka minna sealt niimoodi. Kõlas päris hästi, aga see looduse teema, tegelikult kui nüüd jälle tulla tagasi Tallinna juurde, ei saa üle ega ümber. Tammsaare parki tehakse praegu hirmsa hooga. Aegalt mööda minnes ma näen, et mõni arhitekt seisab koos töömeestega ja peavad plaani. Käisin täna just graniidineidiseid kontorisse tassimas sealt, et käime seda timmimas ja tegelikult see on päris selline ajalooline koht, et ega seal nagu selles mõttes nalja ei ole, et tuleb ikkagi sellesse omamoodi pärandmaastikku nagu tohutu pieteeditundega suhtuda, et ega meie konkursitöö ka algusest peale oli tegelikult selline, et me kaardistasime need kihistused ära, mis seal juba ajalooliselt on ja neid oli päris mitu ja päris nagu korralikud ja siis lisasime sinna enda sellise korrastava kihi ja oligi suuresti kõik, et me nende olemasolevad kihid, mis seal on, seal on ka sellist kergelt stalinistlikku heroilist maastikku ja siis vanu puid ja Estoniat, kes keerab oma selja justkui
vanalinna poole ja noh, igasugu selliseid teemasid koos, et siis noh, me oleme üritanud või noh, mis üritanud, olemegi teinud nüüdseks juba selle maastiku jagunemise tsoonideks, et seal Estoniaga külgnev ala on nagu turgude ja ürituste tarvis, keskne tsoon ümber Tammsaare oleks selline meditatiivne pargiala, kuhu ei tehta siis selliseid mürarikkaid üritusi, et sinna edaspidi igasugu sellised telgi püstitamised ei peaks aset leidma, vaid need peaks kolima sinna Estoniaga külgnevale platsialale, kus on nagu melu ja möll, ja siis selle Viru keskusega külgnevale alale tekiks siis kontserdid ja selline mürarikkamad üritused, mis selle kaubanduskeskuse mölluga võiks nagu kokku käia, et sisuliselt see keskne pargiala peaks jääma nagu vaiksemaks ja meditatiivsemaks ja sinna on juurde tekkinud ka taimestiku suhtes uus kihistus seda programmi, sest noh, juba täna on seal hästi liigirikas park. Siis üks teema on veel see, et meil on plaanis sinna selle endise turuhoone vundamendi peale teha selline ühekorruseline paviljon, mis oleks selline noh, keskne kammerlik ruum, mis ei hakka selle Estonia Draamateatriga võitlema tohutu hooga, vaid et ta lisaks sellise ühekorruselise väikse puidust ehitise sinna juurde, et justkui sihuke pargipaviljon. See nägi päris šikk välja, kui ta välja kaevati, et seal see keldri osa oli ju väga uhke. Kui nüüd kõik hästi läheb, siis peagi saab seda keldrit äkki seestpoolt kasutada ja sihtotstarbeliselt ja selles mõttes. Millal valmis saab üldse see Tammsaare park? See keskne pargiosa peaks saama järgmine sügis suuresti nagu ringi peale, aga sealt edasi on siis see, et selle hoonega seonduv ja siis Viru keskusega külgnev ala, et need jäävad siis veel sinna sellest edasi etappi. See Viru keskusega külgnev ala, et see lahutati nüüd natuke mõnes mõttes sellest projektist ära, et kuna see Peatänava konkurss sai sealt ka mingisuguse olulise tõuke ja see väga hästi seostus meie selle asjaga, et siis tegelikult seal toimub mingit ümbermängimist ja siis vaatame. Praegu räägitakse pigem mere äärest ja reididest ja sadamast ja pääsust merele. Mis võiksid näiteks Tallinnas olla need kandid, kuhu ei ole veel jõutud minna, et kas selliseid on meil? Kopli kaubajaam on üks siuke naljakas asi, mis on ülevalt vaadates Toompea külje all ja siuke rööpaid täis pruun tühermaa, kus elavad sellised üle elusuuruse küülikud. Päriselt? Jänesed, jah. Seal, kui hommikul jalutamas käia ümber selle, ma käin pika tiiruga tööle, siis see on täiesti omaette fauna ja floora tekkinud. Jah, nagu küüditamise monument, et sellest ajast peale, kui sealt rongid inimestega Siberi poole hakkasid sõitma, ei ole seal seda ala vähendatud, et see on endiselt sihuke suur ja tühi, et tegelikult oleks mõistlik seda mingil määral hoonestada või kasutusele võtta, sest ega seal kütusevaguneid enam ei hoita, mis on ka mõistlik, et siis see ala on tegelikult hiiglaslik auk keset Tallinna. Et see on mõistlik kuidagi mõelda selle peale. Aga Tallinn on üldiselt igalt poolt päris hõre ja see selline läbimõeldud keskkonna tekitamine sinna, pikki reiditeed ja igale poole oleks nagu mõistlik samm, sest ega see diskussioon reidide ümber on ka 2 päeva tagasi sõitsin just jälle ühe tuttavaga autoga ja siis öeldi, et oi, et kes ikka Pirita pool elab, et siis ilmselt olete ikka poolt sellele või mis iganes. Et keegi ei saa aru nagu sellest diskussiooni sisust professionaalide jaoks, mis ei ole mitte, et kas tee teha, vaid on pigem, et kuidas tee teha. Ja pigem arhitektil ongi alati küsimus see, et kuidas mingid asjad on tehtud. Ja selle reidide kriitika on samamoodi, et tegelikult ta võiks integreerida endasse väikest mõõtkava, võiks integreerida endaga külgnevat maastikku. Ja see ongi kogu diskussiooni sisu, aga millegipärast ajakirjandusse jõuab selline polariseerinud arvamus, et paljud inimesed on vastu või midagi sellist ja siis ei räägita enam sisust sellest, et kuidas see asi on tehtud või kuidas linna ehitatakse. Me oleme palju rääkinud Tallinnast, aga tegelikult tahaks tulla selle Kadarik Tüür arhitektide juurde tagasi, et
te olete küll kõneisikud 2, aga ega siis kogu see, teil on ju suur seltskond, kes töötavad kõik üksmeelselt ja koos ühise eesmärgi nimel. On tõsi. Ja ilma nende inimesteta ma arvan, et oleks väga keeruline elada. Praktiliselt võimatu. No see on nagu sihuke, mina kujutan seda ette, see on nagu sihuke vana talumaja pidamine, et on üks paras kaos käib seal ja siis sagel on räägitud ka sellest, et kuidas töid organiseerida, kuidas see peaks käima ja võiks olla. Aga mulle tundub, et see on enam-vähem meil selliselt organiseeritud nagu vanasti võis olla. Ma ei tea, ma ei ole elanud 100 aastat tagasi talus, aga see on umbes niimoodi, et tehakse uks lahti, hommikul vaadatakse, mis ilm on ja selle järgi sätitakse päevased tegevused, mitte ei ole kalendrisse 3 kuud ette kirjutatud, et 22. märtsil ma nüüd teen neid tegevusi, vaid et pigem see on nagu igapäevaselt, see olukord on alati uus, sest projekteerimises ei tea kunagi, millal mingi projekt ära kaob, millal mingit projekti tuleb ringi teha, millal milleksegi peab süvenema hakkama, et sisuliselt. Ja see tähendabki seda, et see tosin inimest või tosina 20 vahel selline võrgustik inimesi, et nad peavad mobiilselt käituma, et kui on talguaeg, siis kõik hanguvad heina. Kui on mingi muu hetk, siis mõni saab seal koorelahutajaga vaikselt oma asja teha ja mõni seal kraasib, on ju, et selles mõttes me nagu kõik teeme neid asju põhimõtteliselt siukses võrgustikus, et minu meelest see on siuke paras kaos, aga ongi nagu selline mõnus pilv inimesi, kes tegutsevad. Jaa, see on hästi tähtis, et see oleks just nimelt selline mõnus pilv inimesi, kes tegutsevad. Et ikka nalja peab saama. Seda ikka ka, kindlasti. Oh jumal. No. See on kõige tähtsam. Üks asi on see, et tegelikult arhitekti amet on suuresti seostub ka sellega, et projekte tuleb koos kõlastada pikalt ja nendega suhelda ja käia igal pool erinevate instantsidega. Ja mis Eestis on kippunud tekkima või pead tõstma, on see, et need protsessid on nagu üle keeruliseks aetud või tohutult kogu aeg tekib ametnike juurde, kes kontrollivad kontrollitavust. Menetlemise. Just, et lõpuks ei saadagi aru, et millega tegeletakse, et üks hea näide sellest on tegelikult, võiks tuua selle, et väga õilis on ju mõelda, et lähes nullenergia majad teeme, et siis gloobuse peal kasutatakse vähem energiat majade jaoks ja muude asjade jaoks ju rohkem järgi on ju. Väga tore õilis mõte. Ja loomulikult, sealt saaks kohe kirjutada seadus, et 2021 kõik majad uued, mis tehakse, võiks olla lähes nullenergia majad, väga õilis mõte. Aga kui vaadata reaalsust, mis see tähendab, siis iga maja peab hakkama energiatootmise jaamaks, ehk siis iga üks peab väikest viisi hakkama ise energiat tootma, sest lihtsalt hoone isoleerimisega neid näitajaid ei saavutata ja see tähendab just kui sellist iga üks peaks vaikselt põlve otsas energiat hakkama tootma, aga samas kui ehitatakse riiklikke hooneid hetkel praegu, siis võiks need olla kõik juba tegelikult näidishooned selle kohta, mida erasektor peaks kopeerima hakkama, aga millegipärast see riiklikud hooned tehakse ikkagi väga ökonoomse eelarvega ja jooksvate kuludega, mis tekivad tavapärased. Aga kas teil on kogemus ligi nullenergia maja ehitamisel olemas? Meil on üks väga hea kogemus, mis meid õpestas sellesse energiamajadesse suhtumises või selle energiamajadega tegelemisesse. Päris nagu hea kogemus on, et kui me füüsikahoonet tegime, siis seal oli terve instituudi täis inimesi, kes teavad mitte millegist kõike praktiliselt. Energia on üks põhiasju, millega nad üldse tegelevad. Ja siis kõik need füüsikahoone konkursile eelnevad seminarid ja kõik see idealismi lipp, mis hästi kõrgele tõsteti, siis kogu sellest protsessist, mis aastate vältel siis peale seda konkursi võita aset leidis, projekteerimine, eelarvestamine, analüüsid jäi sellest energia asjandusest järgi üks selline plekist mütsinokk, mis maja akna ette kinnitati.
ja 5 sentimeetrit villa ka perimeetril 5 sentimeetrit lisavilla. Et need olid tegelikult 2 niisugust talupojatarkusega lisaasja, mille tasuvusperiood oli alla 30 aasta. Et ülejäänud kõik eco-gadgetid, mis sinna majja said mõeldud kõigi vabariigis leiduvate ökospetsialistide poolt või ütleme, et kuidas toota ise energiat, et kas maakera sügavõikku puuritud niisugused vertikaalsed soojuspumbad või mis iganes. Päikesepatareid, tuuletiivikud. Või paneeli õõntesse lastud vesi, mis jahutab maja ja kõik sellised asjad, et siis nende igasugu vidinate tasuvusperiood kippus seal üle 30 aasta minema. Ja siis tekkis õigustatud küsimus, et kui on võimalus majja investeerida selline kogus raha rohkem ja teadusseadmetest loobuda, ehk siis istuda tühjas toas, mis on hästi energiatõhus, või siis osta sama eelarve eest laser ja teha teadust sellises majas, kus sa natuke pead kütma ka, siis füüsikud tegid väga õige otsuse, et nad pigem natuke kütavad, aga ostavad laseri ja teevad teadust ikkagi sel perioodil. See on igapäevaselt, mida rohkem sellega kokku puututud, siis elukordustes heiastub. Et see liidu vabariigistumine toimub. Naljakas on see, et kõik see napakus, mis sellega kaasneb, et see korjatakse väga lihtsalt üles, aga et need võimalused jäävad sageli isegi sellepärast ka kasutamata, et me eestlaste eelis on ju tegelikult mõnes mõttes ainuke eelis on meie puudujääk, et meid on jube vähe. Ja tegelikult me peame välja mõtlema seda, et mida sellises kitsas olus, et kuidas seda ära kasutada. Ja selliseid efektiivseid asju on võimalik Eestis teha ja efektiivseid lahendusi ja on tarku inimesi, kes neid välja mõtlevad. Aga see masinavärk, mis järsku summutab selle kõik oma direktiividega ja see tegelikult võiks mõnes mõttes seda teist mentaliteeti ka tagasi peegeldada, et on direktiivid, aga teeme ikkagi oma asja nii, nagu peab. Ja nüüd see hetk, kus eelmise saate õigesti vastanute vahel läheb loosi raamat ja okupatsioonide muuseum ka oli nõus tasuta pääsmed andma võitjale. Tahtsime teada, kes Nobeli kirjanduspreemia nominentidest on Pagari tänava keldris kinni istunud. Õige vastus oli teadagi Jaan Kross. Kes siis saab nüüd raamatu, piletid? Niimoodi. Ma tahaks seda nii teha, et me saaks Mihkliga mõlemad fortuunaks olla, siis ma võtan siit 2 varianti. Nii. Ja nüüd Mihkel valib neist ühe välja. Nii, aga siis teine pane siia. Teise panemise tagasi. Eha Hütsi on võitnud siis endal raamatu. Võitjaga võtan ma päris kindlasti ühendust ja leiame võimaluse, kuidas kingitus neile kätte anda, aga ka selles saates on küsimus. Kumb teist küsib? Selle saate küsimuse esitab Mihkel Tüür. Kes on kõige kõrgema püramiidi arhitekt? Kui on teil, kallis televaataja, selge, kes kõige kõrgema püramiidi arhitekt on, saatke see vastus ära Tallinna Televisiooni, majadajas@tallinnatv.eu ja õige vastuse ütleb järgmises saates Mihkel Tüür teile kõigile. Aga seniks 1,5 nädala jooksul saatke õiged vastused teele ja meie kohtume 2 nädala pärast.